võimalikud variandid, eks ju. Ainuke, no see on sentimentaalne algus, ainuke, mis Jumal tahab, on, et sa selles elus sammuke temale lähemale jõuaks. Sellepärast, kuidas avaldub Jumal? Kõikides ilusates, toredates, innustavates asjades, nagu templid, mošeed, palvemajad, eks ju, kirikud, eks ju, inimesed, esimene armumine, see on ka Jumala poolt antud, eks ju. Loodus, emake loodus, eks ju, noh, ja kõik kumardavad siis, erinevat moodi, mõni otsib nagu inimeses Jumalat ja Jumal avaldub ka läbi inimesega, isegi läbi sellise armumise või see on suur kuuru, eks ju, kuidas ta vahendab Jumalat või õpetaja või innustaja, eks ju. Või see on ilus suur tempel, et sisse tunned pühadust või lähed sealt, käisin taevaskohal, lähed taevaskotta sinna suur see, nagu selline suur altar, seisad seal, tunned, et kuidas Jumal on siin, eks ju. Et kõik need avaldumised on Jumala erinevate energia, armulikkuse ja ilu ja headuse avaldumised. Nüüd seda näha, et see on kõik nii, see on ka vaja teatud elukogemust ja realiseeringut ja armulikkust, et sa näed, kuidas Jumal kogu aeg räägib, eks ju. Isegi kui inimene ütleb, et kõik on pekkis, ma ei suuda enam, siis tegelikult ta hüüab ka seda Jumalale. No sest kellele ta hüüab seda? Vahest hüüab inimene või isegi mitu tuttavat on rääkinud ise ka elu suurtes kannatustes, sa ei tea isegi Jumalast midagi, sul ei ole mingit otsest suhet või teadvustanud sa ei ole, eks ju, kaudne suhe, ütleme, et selles mõttes me oleme kõik Jumala lapsed ja räägid, et kui sa oled Jumal, eks ju, pöördusin ka Vene sõjaväes oli raske, eks umbes, kellegi poole, eks ju, või seal mu elukaaslane ka seal suured maavärinad üle elanud, kuidas ta siis selles suures ahastuses pöördus Jumala poole. Et siis elu nagu siis see erinevad värvid ja avaldumised, energiat ja Jumala erinevad siis sellised loome momendid on kõik ainult selleks, et see Jumal, kes meid armastab ja austab ja vahet ei ole, mis kehas või nii ja naa, nagu vanem, eks ju, aga õige armastav lapsevanem, ta ei vaata, et see laps on andekas, vähem andekas, see laps on võib-olla, tahaks, et ta oleks selline, eks õige lapsevanem armastab kõiki lapsi võrdselt, et samamoodi sama aspekt on nagu avaldub Jumalal ka, eks algsel loodusel allikal. Nii et palju õnne, et ärme piira seda jumalikku, seda suhet algse loojaga, eks ju. Läheme templisse, ükskõik, mošee, tempel, näeme, tunnetame, näeme ilusat, toredat inimest, armumist või suurt vaimset isiksust, näeme, kuidas Jumal armastab läbi selle, eks ju. Lähme taevaskotta, ükskõik, isegi kui linnas vaatad seda tükki sinist taevast, Jumal räägib minuga, vot niimoodi, see on ainuke eesmärk ja kultuuri eesmärk, sünnid sellisesse kultuurikeskkonda, seal on mingid väärtused, asjad, eks ju, mis aitavad nagu inimesel seda armastust nagu õide lüüa rohkem, eks ju, vahet ei ole, traditsioonid, rituaalid, pühakirjad seal, eeskujud, autoriteedid, vanemad, eks ju, esivanemad, kõik see värk, eks ju. Palju õnne kõigile, soovin südamest.